see lugu sündis siin Tallinna keskturul. Ja ma tulin siia turule ja kuskilt sealt ja minust möödus 2 inimest. Üks hetk ma nad fikseerisin, ma oleks nad igaveseks unustanud. Nad olid välismaalased. Ajaloolased on ju tähelepanelikud. Ja siis ma tulin siia kommileti juurde. Ja nagu ikka, kui sul on mingi objekt, millesse sa oled kiindunud, sa ei näe ju mitte midagi muud, ma oma pilguga otsin, kas neid suuri komme on või ei ole. Ja paigutan oma koti, selle koti eelkäija, sinna alla, kuhu neid kotte pannakse, et saaks käed vabastada. Ja see kott nagu ei mahu ära. Ja siis ma pööran pilgu sinna alla. Ja see on täiesti uskumatu. See oli Bulgakovi kass. Vot selline kass. Must kass. Ma olen pärast käinud siin turul 10 kordi. See kassi pole iialgi olnud. Ja tol samal hetkel, kui ma kohtusin selle kassiga, märkasin ma enda kõrval neid kahte välismaa inimest. Ja meie pilgud hetkeks kohtusid. Ja oli selge, nad olid Bulgakovit lugenud. Kõik. See oli nii vägev emotsioon. See oli minu jaoks midagi sellist, midagi, mida saab teha ainult kultuur. Vot vahetevahel me ju murrame pead, mis see on, milleks üldse vaja on. Vot sellisteks üksteise mõistvateks pilkudeks ongi seda kõike vaja. See oli Bulgakovi kass.